Tere armsad Postimehe lugejad, te vaatate Buffy filmisoovitusi. Mina olen Heinrich, minu kõrval on Mikk. Meie oleme Buffy kärgfestivalidest Justfilm ja Buff Shorts ja meie räägime teile natukene oma kärgfestivalide programmist. Buff on täies hoos. Buff Shorts alustas 21. novembril ja saab juba selle nädalavahetusel läbi. Nii et veel on võimalust nautida meie toredaid filmiprogramme. Täna reedel on meil kavas Aki Kaurismägi lühifilmide linastus kinos Sõprus kell 7, kus tulevad näitamisele tuntud ja hinnatud Aki Kaurismäe varasemad tööd. Seal on erinevaid žanreid, seal on muusikavideosid, seal on näiteks dokumentaalfilme, lühimängufilme ja erilinastus toimub ka kella 7 Tartu Ateena kinos. Nii et jah, see on reede õhtul veel on Late Night Love erootikafilmide programm, kus linastub näiteks Liene Linde ühe toreda Läti režissööri film 9 veidrat seksitseeni, mis on selline veidi Lena Dunhamlik tore nii-öelda komöödia filmi tegemisest, et kuidas üks noor Läti filmitegija üritab siis teha sellist toredat seksist rääkivat komöödiat ja kuidas siis inimesed ei saa aru, et miks niisugused filme on vaja. Laupäeval on meil üle terve linna hästi palju võistlusprogramme erinevaid, nagu näiteks Ootusärevus on üks kassett, kus linastub Kintis Lundgreni hästi mitmeid auhindu võitnud Manivald, mis räägib ühest 33-aastasest rebasest, kes elab siiamaani oma emaga ja kes siis kohtub ühe pesumasina parandajaga, et seal tuleb üks hästi põnev armukolmnurk ja siis pühapäeval on meil lastefilmide programm Nutikad multikad, nii laupäeval kui pühapäeval. Me näitame Retro Kulla programmis lastefilme, siis vanu Eesti animafilme, kus näitame Priit Pärna ja teeb trikke, on legendaarne Klaabu ja muidugi ka kõik need teised filmid, Tolmuimeja näiteks. Ja siis lisaks nendele vanadele headele Eesti multikatele näitame erinevate Tubade klubis maailma multikate seanssi, kus on siis koos kõikidest nendest filmidest, mis meile tänavu saadeti, valik vahvaid lasteanimatsioone. Ja sellele nutikate, siis maailma multikate linastuse eelneb ka väike workshop, kuhu on siis kõik oodatud. Et ma siis... Mul on sulle üks küsimus, enne kui sa lõpetad, et inimesed, kes võib-olla pelgavad tulla Shortsile, sest pole elus lühifilme näinud ja lappavad Buffy kava ja mõtlevad, kas ikka tulla või mitte, siis ütle vaatajatele, kas lühifilm või kinnita seda, et lühifilm suudab samamoodi pakkuda suure elamuse, nii nagu täispikk film, et tegelikult ei ole küsimus sellest, kas film on 5 minutit või 155 minutit, et ütle see, et see on nii. See on nii, et hästi väikese ajaga, kui te võtate kas või anekdoodid, et võite tegelikult väga hea anekdoodi rääkida paari lausega, et sama nagu lühifilmi puhul, et te saate hästi kontsentreeritud aja sees võib-olla ainult näidata mõne stseeni, aga see võib öelda hästi palju ja see võib anda hästi suure elamuse. Ja nagu meil Shortsil on, et me näitame ühes kassetis mitut filmi, nii et neid elamusi on mitu ja need on seda väärt. Nüüd peaks rääkima siinkohal hoopis ühe anekdoodi, aga hoopis räägime Justfilmist. Et Justfilm on teine siis Buffy alafestival, mis siis leiab aset siis samal ajal kui põhifestival. Me oleme küll suunatud täispikkadele filmidele, näitame siis lastele ja noortele mõeldud filme. Ja neid on aasta jooksul tehtud väga palju. Meil on erinevad programmid, nii nagu on Shortsil. Meil on noortefilmide programm, kus on siis sellised klassikalised noortefilmid ja lastefilmide programm, mida peaasjalikult ma ise nimetan tegelikult perefilmide programmiks. See on film, mida võivad tulla kõik vaatama, olenemata, mis nende vanus on. Meil on dokumentaalfilmide programm Doc at Just,
kus me siis näitame tegelikult peaasjalikult ekstreemspordi, muusika, filme. Meil on lapse õiguste eriprogramm, mis on sel aastal juba 7-aastane, kus me näitame siis natuke raskemaid filme, mis siin pattu salata. Noortel on ka muresid ja see programm siis üritab need mured ära lahendada. Meil on eriprogramm Random Mile, mis on koostöös siis Politsei- ja Piirivalveametiga, kus me siis see aasta keskendume radikaliseerumisele. Meil on teadusfilmide eriprogramm, mis on 2 aastat. Eelmine aasta siis pilootprojekti korras proovisime, et kas lisaks sotsiaalsetele teemadele, mida festival nagunii kogu aeg käsitleb, kas siis teadusfilmid tullakse vaatama või mitte, enda teemad tullakse. Nüüd, ega Justfilmi ka palju järgi jäänud ei ole. Juba pühapäeva õhtul pakib Justfilm oma filmi lindid kokku ja läheb koju. Aga nädalavahetusel vaadata on palju, kas või see sama Red Dog, mis hetkel ekraaniga jookseb, on kindlasti selle aasta üks suurimaid filme, perefilme. See on tegelikult järg 2011. aastal tehtud filmi Red Dog. Ja kui võib arvata, et tavaliselt teine osa on selline ülepingutatud ja ülepaisutatud, siis ja võib-olla väga klišeede rohke ta kindlasti on, aga hea klišee, mitte halb klišee, aga ta on hoopis teistsugune, kui vaataja võiks arvata. Mis ma nädalavahetusest tahaksin veel välja tuua, on üks väga huvitav pärl, mille nimi on Freak Show. See on siis USA indie film ja räägib see siis koolisüsteemi näitel klasside või klassiühiskonna siis nii-öelda võitlusest, et kes on parem, kes on alam, kes on rikkam, kes on vaesem. Aga tegu muusikaliga ja muusikaliga mitte selles võtmes nagu esmapilgul võiksime arvata, vaid natuke teises võtmes. Ma ei saa kõik ära rääkida, muidu ei ole põnev kinno tulla, et Alaska Foreverit ei tee. Aga see on vaatemäng, see on see, mis peab olema, et film peab rääkima pildis, pildi keeles ja seda ta teeb ja teeb võimsalt. Teine väga huvitav film, mis nädalavahetusel on Blue My Mind ehk hädas iseendaga. See on lugu sellest, kuidas tüdrukust sirgub naine ja see on jälle väga huvitav lähenemine sellele teemale. Seal on üks ääretult hea püant, mida ma jälle üks ära rääkida ei saa, aga režissöör on leidnud uskumatult vahva nõksu, kuidas sellist suhteliselt klassikalist teemat kajastada ja see on minu arvates selle aasta üks kindlasti suurimaid leide. Kas ta ka festivali võidab, eks elu näis, mina hoian talle pöialt. Kui Source'il on nädalavahetusel nutikad multikad, siis kui nutikad multikad Source'i raames on vaadatud, siis Justfilmi raames on nädalavahetus täis ka samamoodi perefilme. Väike paharit, Rebane ja teised lood, Prantsusmaal valminud animatsioon on nii suurtele kui väikestele jällegi võimas vaatemäng. Et huumor ja nali, mis seal on hea maitse piiri peal, aga samas mitte kordagi labaseks minnes. Naljaga võib teinekord väga kiiresti nagu alt minna. Seda kindlasti soovitan Pöffi kavast otsida. Ja kui on meil ka televaatajaid, kes ei lähe nädalavahetusel Source'ile või Pöffile, siis meil on väga huvitav Soome 100 ehk Soome 48 täna õhtul hakkab, et 48 tundi kinomajas on saun ja on Soome filmid ehk et kõik seaga sammud siis vana hea kinomaja poole ja kuni homse hommikuni on võimalik siis vaadata väga häid Soome filme. Ja kellel selleski vähe, siis pof.ee ootab teid, ajakava on üleval, festival on tegelikult ju alles poole peal. Head vaatamist!